SEB osaleb haridusjuhtide praktikaprogrammis juba 4. aastat. Programmi eesmärk on suuresti läbi kogemuste vahetamise edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. Olulist väärtust loob kohtumine SEB erinevate valdkondade juhtidega, nendega kogemuste ja mõtete vahetamine ning kogutud ideede oma koolis rakendamine. Kui ma Kariniga koolis kohtusin, siis ma olin täiesti hämmastunud sellest, kui palju ta on oma koolis juba ära teinud ja mõtlesin, mida ta siit meie pangast veel leida võib. Aga meie esimesel kohtumisel sain ma juba aru, et oi, siin on tal näha ja õppida palju. Ta oli täiesti vaimustuses, tuli piltlikult öeldes kekseldes mulle tuppa. Temaga oli väga meeldiv koos töötada just sellepärast, et ta oli väga motiveeritud leidma lahendusi oma probleemidele, joonistama oma skeeme, mõtlema, mida saaks paremini teha. Ja iga kord, kui me kohtusime, oli tal kõik kodutööd tehtud. Arvan, et meil läks Kariniga digimentorlussuhe väga hästi. Leidsime kiiresti ühise keele ja alguses seadsime eesmärgiks, et tal oleks võimalikult sujuv sisseelamine meie ettevõttesse. Selle raames vaatasime üle erinevad suhtlus- ja info jagamise kanalid, näiteks nagu Outlook, Microsoft Teams ja SharePoint. Ja edasi liikusime siis nende programmidega, mida ta siis võib-olla igapäevases töös juba kasutab, näiteks PowerPoint. Tutvustasin uusi lahendusi, uusi funktsionaalsuseid ja liikusime edasi ka nende lahendustega, mis talle võib-olla nii tuttavad veel ei olnud, et mida me siis ettevõttes ise kasutame, Miroboard, just tutvustamaks siis lahendust, kuidas erinevaid osapooli mugavalt ja huvitavalt kaasata. Karini sõnul võiks siis Miroboard olla tulevikus ka midagi sellist, mis ta siis enda igapäevatöös kasutada saab. Ma tegelikult selle haridusjuhtide praktikaprogrammi tulemise peale olen mõelnud juba päris mitu aastat. Aga sellel aastal võtsin ennast kokku ja esitasin avalduse ja siin ma nüüd siis olen. Ja ma peaks ütlema, et ma olen enda üle isegi uhke. Ma olen väga rõõmus, et ma selle sammu tegin, sellepärast et see, mis ma siin kogenud olen, see absoluutselt ületab selle ootuse, mis mul enne oli. Tegelikult isegi alguses hirmutas mind see, kui ma sain teada, et ma pean tulema panka. Mõtled ju ikka, et pank ja äriettevõte ja kool, et mis mul sealt siis nagu üle võtta on. See aitab natukene, kui sul juhina on juba mingisugune kindel fookus, et näiteks on sul mingi probleem, millele sa otsid koolis lahendust või on mingi valdkond, mida sa tahad arendada. Ja siis sa tuled ja oledki nagu natukene ahne, küsides just küsimusi, mis aitaksid selle fookusega siis koolis rohkem tegeleda. SEB-sse tulemine ja siin 10 nädalat olemine on minu elu üks erilisemaid kogemusi. Ja seda 3 põhjusel. Esimene neist on inimesed, sest kuidagi oli mul ettekujutus, et kui pangas töötavad inimesed on sellised kinnised ja võib-olla väga arvudele keskendunud, aga see grupp inimesi, kellega ma siin kokku olen saanud, need on olnud hästi avatud, hästi soojad ja ka hästi ausad rääkimaks kõigest sellest, kuidas nad töötavad ja mis nende tööpõhimõtted on. Kõik juhid, kellega me oleme kohtunud, on tegelikult väga ilusasti toonud välja, kuidas nende juhiks kasvamine on olnud ja kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad praegu on, et mis on olnud need õnnestumised ja tagasilöögid ja see on meile väga-väga kasulik olnud. Aga teine pool on see vabam osa, kus inimestega vaba suhtlemine, kas või näiteks kuskil kohvilauas olemine ja seal rääkimine elust, olust ja asjadest. Ja 3. teemana tahaksin välja tuua selle, et ma olen äärmiselt rõõmus, et me saime ka nagu panga igapäevastes tööülesannetes kaasa lüüa. Et me saime olla koolisaadikute programmis mentorite grupi juhtijateks ja me saime osaleda erinevatel koosolekutel, anda seal ka sisendit, mõtteid mingite dokumentide väljatöötamiseks. Me saime teha juhtidele koolituse erinevatel teemadel sellest, mis me siin SEB-s nägime ja natukene tutvustasime Eesti haridust ikka ka. Ja kõik see, et me saime nagu tõesti ollagi päris selle igapäevase pereliikmed, et meid võeti nagu võrdväärsetena, oli hästi soe. Mul on hea meel, et ma sattusin siia SEB-sse sellesse programmi koos ühe teise koolijuhiga. Viljandi gümnaasiumist Juhan Mardiga, nii et kahekesi koos seda teekonda läbi käia on igal juhul rikastav, et see sõna sünergia sai nagu täiesti praktilise tähenduse. Me koos arutasime erinevaid teemasid ja seda, mida me nägime ja kuidas seda koolielus rakendada ja see kindlasti tõstis tunduvalt rohkem seda väärtust, mille me siit saime. Mina siis olen viimased 10 nädalat
koostööd teinud Juhaniga. Jätkuvalt on see olnud ütlemata meeldiv periood. On tore näha, kuidas koolijuhid majja tulles said nagu kohe omadeks inimesteks. Kuidas nende sulandumine, ma ütleks, et ei võtnud nädalaid ega päevi, vaid võib-olla tunde. Ja hea on nagu tõdeda, et 4 aastat, kui SEB selles programmis on olnud, siis see on juba nagu loomulik, et aasta alguses meile koolijuhid majja tulevad, neid oodatakse, nendega koos tahetakse olla ja neile tahetakse jagada seda kõike, mis meil on. Et on silmaga näha enesekindluse kasvu just nendel teemadel, kus siis seda tõde või arvamust tuldi leidma. Ja hea meel, et me oleme saanud anda oma panuse sellele, et üks kool ja tema juht on jälle muutunud enesekindlamaks ja tänu sellele, ma arvan, ka lastel koolis on parem olla. Mina olin sellel aastal SEB koolijuhi Juhan Mardi digimentor. Digimentorina siis kaardistasime üles asjad, mis nende koolis toimuvad, just digitaalsete vaadete poole pealt, et kas seal on mingisugused teatavad süsteemid kasutusel, kuidas siis aidata õpetajaid ja õpilasi. Ja selle käigus siis avastasime paar huvitavat asja ja nüanssi, mida me saime paremaks muuta. Ja lähen siis ka Viljandisse esimest korda oma elus, kusjuures täitsa huvitav fakt sihukene. Aitäh, Juhan, et sa mind sinna viid. Ja vaatan üle siis, kuidas nende koolisüsteemid töötavad ja missugused digitaalsed lahendusi nende õpilased ja õpetajad saaksid siis koostöös paremaks muuta. Digimentori programmi jooksul vaatasime ka läbi näiteks siuksed uued asjad nagu ChatGPT kasutamine õpilaste seas, kuidas teha ägedamaid PowerPointe ja vaadata ka tegelikult, kuidas siis õpilased kokkuvõttes paremini saaksid õpetajatega suhelda. Ja programmi jooksul vaatasime veel läbi, missugused süsteeme kasutab SEB ja mis mõtted võib-olla saaks tagasi kodu tuua. Ehk siis kodukoolis oleksid nüüd kõik lahendused samamoodi kasutusel nagu siin erasektori ettevõttes. Ja meie lõppakordiks on Marko Koksiga podcasti salvestamine ja vaatamine, kuidas see päriselt käib. Aitäh, Marko, et sa oled seal olemas. Mis ma selle 10 nädala jooksul kõige rohkem esile tooksin, on see, et olgugi, et SEB on hästi suur organisatsioon, siis selle aja jooksul ma nägin siin, kuidas igale inimesele leitakse tema oskuste ja huvide jaoks kõige parem funktsioon organisatsioonis. Ehk siis vaadatakse, mis on inimese kõige suuremad tugevused, mis talle meeldib teha ja kuidas see pannakse suurema eesmärgi nimel tööle. Ja ma arvan, et see on miski, mida iga juht peaks endal kuklas hoidma ja ka haridusse tegelikult, ma arvan, selline veidi lahtisem pilk ja õppeainetest sõltumatum pilk võiks tulla oluliselt abiks. Mis minul oli võib-olla lisandväärtus kogu selle praktika puhul oli see, et ma sain olla siin praktikal koos teise koolijuhi Kariniga, kes on olnud direktor juba 10+ aastat ja ka temaga reflekteerida nende mõtete ja asjade üle, mis me siin nägime. Et see on kindlasti mulle kui üpris noorele direktorile eraldi väärtus olnud ja see aitas ka mitmeid ideid konverteerida ümber ideedeks, mida koolis päriselt rakendama hakata. Ma arvan, et selle praktikaprogrammi puhul see võimalus, et saab ka teise direktoriga koos olla mõnes organisatsioonis, et see annab ka uue pilgu sellele, kuidas enda tööd teha, kuidas ise areneda. Et see oli kindlasti üks suur pluss minu praktika puhul. Mida ma kooli kaasa võtan ja mida ma ka rakendama hakkan, on see, et ma üritan juhtimist ja kooli arenguprotsesside vedamist anda rohkem õpetajate kätte, anda neile suuremad vabadused muudatuste planeerimisel ja ka tegelikult katsetamisel, sest siin pangas me ka näeme, et inimestele antakse üksjagu vabadust uusi ideid testida. Saime 10 nädalat sõltumatult vaadata, et kuidas see organisatsioon töötab. Kui mitmed eelnevad koolijuhid pidid distantsilt seda praktikat tegema, siis me olime tõesti 10 nädalat siin koha peal ja saime seeläbi ka sellist vahetumat tagasisidet anda. Nii et ma tahaks uskuda, et SEB Pank on ka sellest praktikast võitnud ja saanud uute ideede ja teadmiste võrra targemaks.